Idee, mille Loomakaitse Liit on välja käinud, kõlab lihtsalt. Luua register isikutest, kelle suhtes kehtib loomapidamise keeld. Väärkohtlemisega on meil ikka väga suur probleem, sest endiselt ei rakendata juba olemasolevaid karistusi ja neid võimalusi. Täna on ju situatsioon, kus tegelikult mitte kuskilt mitte keegi ei näe, ei tea nendest inimestest. Isegi kui on need mõned üksikud juhtumid, kus on loomapidamise õigus kohtu kaudu ära võetud, siis tegelikult see ei avaldu mitte kusagil avalikkusele ega nendele, kes siis oma loomi loovutavad. Ehk siis see oleks väga suureks abiks. Ka praegu saab Eestis inimestele loomapidamise keeldu taotleda, kuid selleks tuleb läbi kohtu käia ning sealt kaudu keeld määrata. See protsess on keeruline ja vaevarikas ning seda võimalust on minevikus pigem vähe kasutatud. Justiits- ja digiminister Liisa Pakosta sõnul väärib see idee põhjalikumat arutelu. Küll aga peab väga konkreetselt vaatama, kelle andmeid ja kuidas kogutakse ning kes neile ligi pääseb. Lisaks peab vaatama, kuidas sellist registrit tehniliselt lahendada. Selleks, et aga kõik loomapidamise keelu saanud inimesed oleksid kogutud ühte andmebaasi, oleks loomakaitsjate sõnul mõistlik luua vastav register. Seda saaks näiteks kasutada ka loomakaitseorganisatsioonid või loomakasvatajad. Nii ei saaks enam keelu saanud inimene endale looma soetada. Ma kõigepealt tahan tänada Pille Teesi ja Eestimaa Loomakaitse Liitu, et nad sellele kitsaskohale tähelepanu juhivad. Et see on väga arusaadav ja õigustatud küsimus ja hetkel ma arvan, et see lahendus ei ole nimelt uue registri loomine, vaid pigem on tehniline lahendus, sest kõik loomade vastu tehtud väärteod ja kuriteod on registreeritud karistusregistris ja pigem on siis minu hinnangul parim lahendus mitte see, et me teeme uue registri juurde, vaid me anname ligipääsu karistusregistrile, et siis veterinaarid, varjupaigad, kõik, kes loovutavad siis loomi uutele omanikele, et neil oleks võimalik siis registris esitada päring ja saada see info kätte. Probleem loomade väärkohtlemise, hooletusse jätmise ja piinamisega on suur. Neid näiteid on väga palju, aga võib-olla kui ma praegu meenutan, siis on sellised näited, kus me oleme korduvalt pidanud sekkuma ja loomi väga halbadest tingimustest ära võtma. Ehk siis see näitab seda, et juba üks kord on ära võetud, siis inimene võtab uuesti loomad, siis on ka teist korda ära võetud, ta võtab uuesti loomad. Eks aeg-ajalt seda ikkagi ette tuleb, kui on ka teada, siis sinna ka reageeritakse, aga oluline ongi see, et me ennetaksime seda, et me väldiksime seda, et üldse loomade vastu pandud väär- või kuriteod või need inimesed, kes on neid teinud, ei saaks ligipääsu loomadele, et seda tuleb nii palju kaitsta kui võimalik ja nende meetoditega, mis meie võimuses on. Loomakaitsjate soov ja idee on ministeeriumidele edasi antud. Nüüd tuleb ära oodata, kas nende soove kuulatakse ning probleemidele ka lahendus leitakse.